ja lugemine Püha Matteuse evangeeliumist 8. peatükist. Kui Jeesus tuli Kapernauma, astus tema juurde väeülem ja palus teda: Issand, minu teener lamab kodus halvatuna maas hirmsas piinas. Jeesus ütles talle: kas ma tulen ja teen ta terveks? Ent väeülem vastas: ei, issand, ma ei ole seda väärt, et sina mu katuse alla tuleksid. Ütle vaid üks ainus sõna ja mu teener paraneb. Minagi olen ju inimene meelevalla all, aga minu käsu all on sõdureid. Ja kui ma ütlen ühele mine ära, siis ta läheb ja teisele tule siia, siis ta tuleb. Ja oma teenijale tee seda, siis ta teeb. Aga seda kuuldes Jeesus imestas ja ütles neile, kes temaga kaasas käisid: tõesti, ma ütlen teile, nii suurt usku ei ole ma leidnud Iisraelis ühelgi. Ma ütlen aga teile, et paljud tulevad idast ja läänest ning istuvad lauda Abrahami, Iisaki ja Jaakobiga taevariigis. Kuningriigi lapsed aga tõugatakse välja imedusse, kus on ulgumine ja hammaste kiristamine. Ja Jeesus ütles väeülemale: mine, nii nagu sa oled uskunud, nõnda sündigu sulle. Ja tema teener paranes sel samal tunnil. See on püha evangeelium. Kiitus olgu sulle, Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt olgu rohkesti. Nii nagu juba öeldud, on tänase pühapäeva teema meie kirikukalendri järgi Jeesus äratab usule. Selles teemas või mõttes Jeesus äratab usule on peidus midagi väga olulist. Ja nimelt usk Jumalasse, aga eriti usk Jeesusesse kui meie lunastajasse ja päästjasse ei ole meie inimeste anda ja võtta. Meist keegi ei saa öelda, et minu iseloomus on uskuda, et Jeesus on Kristus, et Jeesus on päästja. Ja Martin Luther ütleb ka, et ainult Jumala püha vaim saab avada meie südame, avab selle nendel hetkedel, kui me kuuleme evangeeliumi Jeesusest, siis teeb püha vaim oma tööd ja siis on tarvis inimesel otsustada, kas ta võtab Jeesuse uskudes vastu või lükkab tagasi. Me näeme ja kuulsime täna ühest mehest, kes oli pagan ja pealegi veel võõrvõimu esindaja Iisraelis, mismoodi ta läheb Jeesuse juurde oma sügava ja siira abipalvega. Ja esmalt on tänase evangeeliumi teksti kuulutus või sõnum meile see, et viimselt on iga inimene oodatud Jeesuse või Jumala juurde. Et keegi meist ei saa öelda, mina olen sündinud siia maailma selleks, et mitte Jumalasse uskuda. Või kui natuke veel karmimalt öelda, et mina olen sündinud selleks, et taeva asemel põrgusse minna. Kõik inimesed on Jumala juurde oodatud, nii need, kes rahvuslikult päritolult on juudid või ajaloolise Jumala rahva liikmed, aga ka need, kes on nii-öelda paganad. Ja me teame, et meie oleme ju ka ajalooliselt mitte juudid, mitte Iisraeli sugu, vaid need paganad. Me võiksime mõtteliselt koonduda selle väeülema selja taha ja minna koos selle väeülemaga Jeesuse juurde.
Jeesus ootab meilt ainult ühte. Ja mida ta meilt ootab, see avaneb ja selgubki selles evangeeliumi tekstis. Me näeme, et sellel väepealikul on suur ja sügav mure. Nimelt on tema teenijate hulgas keegi teener, sulane, kes on raskesti haigestunud ja piinleb kodus maas. Võime arvata ja uskuda, et küllap see paganlik väepealik otsis võimalusi oma sulast aidata, keda ta mingil põhjusel väga armastas ja ei leidnud abi, ei leidnud lahendust ja viimaks seisab Jeesuse palge ees. Meil kõigil, head sõbrad, on elus mingisugused mured, olgu väiksemad või suuremad, aga mõnikord võivad need muremäed või murenained kasvada niivõrd kõrgeks või suureks, et nad ähvardavad meid matta enese alla. Mida nende muredega teha? Kuidas neile lahendust leida või siis kelle poole üleüldse oma muredega pöörduda, kes võiks meid aidata? Me märkame, et Kapernauma väepealik oli kuulnud Jeesusest ja sellest, kuidas Jeesus aitab inimesi ka väga rasketes, lausa lootusetutes situatsioonides ja korraga temas ärkab või tärkab usk Jeesusesse. Jeesus saab aidata. Ja see usk pani selle väepealiku liikuma, midagi ette võtma ja tegutsema. Ja tegelikult on tõesti imeline, kui ka meie elumurede ja võitluste keskel meis järsku ärkab ja tärkab usk Jumalasse, usk Jeesusesse. Imeline on, kui korraga kõige muu siis keskel, kus me viibime, inimene ühtegi märkab seda abiallikat Jeesust ja pöördub selle poole. Kui tekib usk, kui tekib usaldus, sest usk innustab meid ju midagi ette võtma ja tegutsema. Usk annab ka arukust ja tarkust, mida ja kuidas teha. Aga kuidas siis selline usk inimesel üle pea võib tekkida? Kuidas ta sellel Kapernauma väepealikul tekkis? Me mõistame, et selle eelduseks on sõnum Jeesusest. Kui inimene ei teaks midagi Jeesusest, siis ta ei saa ju ka Jeesusesse uskuda. Küllap oli ka paganlik väepealik kusagilt kuulnud ja teada saanud Jeesuse olemasolust. Nii et sellel usu ärkamise ja kasvamise teel esimene samm alati on see, et sa saad kuulda midagi Jeesusest. Ja see äratab usu. Apostel Paulus oma kirjas roomlastele 10. peatükis ütlebki, sest igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, see pääseb. Kuidas nad siis saaksid appi hüüda teda, kellesse nad ei ole uskunud? Aga kuidas nad saaksid uskuda sellesse, kellest nad ei ole midagi kuulnud? Kuidas nad saaksid kuulda ilma kuulutajata? Järelikult usk tuleb kuuldust, aga kuuldu Kristuse sõna läbi. Me märkame, et Paulus toob esile väga selge seose usu ja usu sõnumi kuulmise vahel. Mõnikord, võib-olla eriti eestlased armastavad öelda, et ma usun küll, aga usk on minu jaoks nii isiklik asi, et ega ma sellest kellelegi rääkida ei tohi või ei saa. No kahtlemata on tõeline ja elav usk väga isiklik asi. See ju täidab inimese elu ja just seetõttu ei saa see jääda varjatuks.
või millekski, mis asub üksnes meie südame sügavates soppides, aga mida keegi teine ei suuda iialgi märgata. Sest elav, ehe ja tõeline usk tuleb varem või hiljem esile, saab avalikuks, sest see annab ju tähenduse ja suuna viimselt igale meie elu tegevusele. Usk Jeesusesse on nagu teadmine ravimist, mis võiks päästa paljude inimeste elu. Kuidas me saaksime selle ravimi olemasolu varjata, kui näeme enda ümber nii palju abivajajaid ja oleme seejuures ise mõistnud, aru saanud ja ka isiklikult kogenud selle ravimi tervendavat väge. See on põhjus, miks missioonitöö, evangeeliumi kuulutamine Jeesusest Kristusest on alati olnud loomulikult või olemuslikult kristliku kiriku elu osa, on alati kuulunud sellesse ellu. Markuse evangeeliumis ütleb Jeesus, minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi kogu loodule. See on ülesanne, mille Jumal annab viimselt igale kristlasele. See ei tähenda loomulikult, et kõik peavad olema koguduse õpetajad või jutlustajad või evangelistid. Küll aga tähendab see Jeesuse kohta tunnistuse andmist elu väga erinevate olukordade läbi. Erinevate andide ja annete läbi, mida Jumal on kõigile andnud, iga ühele oma mõõtu mööda, meie sõnaga, meie teoga, meie palvega, meie armastava eeskujuga. See on Jeesuse tunnistamine argipäeva tööde ja tegemiste kaudu. Sest ainult nõnda saame anda ka teistele inimestele võimaluse Jeesusesse uskuda ja saada abi. Nüüd Jeesus küsib väepealikult, mida ta peaks tegema. Natuke selline kummaline küsimus Jeesuselt, aga ta siiski küsib. Et kas ma peaksin minema selle haige mehe juurde ja tegema ta terveks? Tõepoolest, esialgu väepealik avaldas Jeesusele lihtsalt oma mure põhjuse. Ta rääkis, mis oli juhtunud. Me teame, et kui me helistame numbril 112 häirekeskusesse, siis mis on esimene küsimus, mida meie käest küsitakse? Mis on juhtunud? See on alati esimene küsimus. Ja tegelikult ka kristliku usu ja palve teel esimene samm on see, et inimene lihtsalt hakkab Jumalaga rääkima. Ta ütleb Jumalale, mis teda vaevab, ta räägib Jumalale oma loo. Ja juba see väljendab inimese mingisugustki usku või usaldust Jumalasse. Me ei tea esialgu, mida Jumal meie olukorrast mõtleb. Me ei tea, miks see kõik on meie elus juhtunud, nii nagu on juhtunud. Ja me ei tea loomulikult esialgu ka seda, mismoodi nüüd Jumal meile vastab, mismoodi ta meid aitab. Aga tähtis on see, et me räägime oma issandale, oma Jumalale, oma õnnistegijale Jeesusele, mis on juhtunud, mis juhtus. Sest on kahjuks päris palju neid inimesi, kelle elus on ka juhtunud, üks ja teine ja kolmas, aga nad ei suuda või ei soovigi seda esimest sammu Jumala poole astuda, lihtsalt rääkida Jumalale või pöörduda Jumala poole. Nii et mine Jeesuse juurde ja räägi talle, mis on juhtunud. Nüüd järgmine samm või aste on see, kui Jeesus esitab siis küsimuse,
kas ma peaksin minema haige juurde ja tegema ta terveks? See on küsimus, mida sa tahad, et ma sulle teeksin. Ja sellist küsimust me tegelikult evangeeliumil uurides ja lugedes leiame üsna mitmelt poolt. Näiteks üks mees, imemees Jeeriku teel, Jeesus läheb mööda, ta hüüab Jeesust appi ja siis Jeesus jääb seisma ja küsib, mida sa tahad, et ma sulle teeksin? Ja mees vastab, issand, et ma jälle näeksin. Ja kui Jumal meie käest küsib, mida sa tahaksid, et ma sulle teeksin, siis me jääme mõtlema selle üle, kes on Jumal ja mida ta suudab. Headel päevadel on ehk küllaltki lihtne rääkida sellest, et Jumal on vägev ja võimas, on maa ja taeva looja ja temal ei ole midagi võimatut. Muuhulgas kantslist on ka seda üsnagi kerge rääkida. Aga mida me usume siis, kui meil on mured ja eluvõitlused? Mis jääb siis nendest ilusatest lausetest ja loosungitest järele? Aga head sõbrad, just raskused, need saavad katsuda läbi meie usu olemuse ja siiruse ja tõsiseltvõetavuse. Ja selles seisnebki eluvõitluse suur väärtus meie usu jaoks. Me saame endalt nüüd, et kui Jeesus meie käest küsib, mida sa tahad, et ma sulle teeksin, et me saame enese käest küsida, kes on see Jumal, see Jeesus, kelle poole ma võin palves pöörduda. Nüüd vastus, mille see Kapernauma väepealik Jeesusele annab, on samuti esmapilgul võib-olla üllatav. Ta ütleb, et issand, ma ei ole väärt, et sa tuleksid minu majja ja kotta või siis katuse alla. Ütle vaid üks ainus sõna, siis saab minu sulane terveks. See paganlik väepealik teadis, et vagal juudil on keelatud minna pagana majja. Sellega oleks ennast vaga juud kuidagi rüvetanud rituaalselt või religioosselt. Ja väepealik ei soovi panna Jeesust piinlikku olukorda. Aga seda enam saab ilmsiks või avalikuks selle väepealiku usk Jeesusesse. Ta ütleb, üks ainus sõna sinu suust võib selle olukorra muuta. Ja see väepealiku mõte ei jää lihtsalt õhku rippuma, vaid ta toob sellele põhjenduse, sõjaväelisest maailmast. Ja nimelt sellest, mida armees nimetatakse käsuliiniks. Ja tegelikult käsuliini peale või selle sõna peale, mida ütleb väejuhataja või ohvitser oma alluvatele, on ju tegelikult rajatud sõjapidamine üleüldse. Ilma selle sõna meelevallata ja väeta ei oleks võimalik armeel tegutseda. Kui väejuhataja ütleb armeele rünnakule, siis on kõigil selge, mida teha. Või ütleb, et taanduda, on samuti selge, mida teha. Ja suured väeüksused liiguvad selle ühe sõna peale. Ja nüüd korraga väepealik mõistab, et Jeesusel on samasugune meelevald mitte ainult nende maiste vägede üle, vaid ka taevaste vägede ja vaimse maailma reaalsuse üle. Ja taas on põhjus meil küsida, kas meie usk Jeesusesse on selline,
et üks ainus sõna Jeesuse suust võib meie elu muuta. Selles jumalateenistuse korras, mille järgi siin kirikus teenitakse, te kõik ju teate, et armulaua seadmisel on seesama sõna. Ütle vaid üks ainus sõna, siis saab minu hing terveks. Mida me mõtleme, kui me need sõnad ütleme? Kas me usume, et Jeesusel on vägi ka meie elu muuta? See on tähtis küsimus, mille saame endale esitada. Ja nüüd lõpule jõudes Jeesus imetleb selle väeülema usku, ütleb omamoodi kurvagi hinnangu, et Iisraelis juutide hulgast ei ole ta sellist usku leidnud. Ja see on taas märk ja kinnitus, kui me nüüd naaseme selle juurde, et kõik on oodatud Jeesuse või Jumala juurde, on vaja vaid üht ja see üks, mida on meil kõigil vaja, et pääseda Jumala või Jeesuse juurde, on usk. Usk on Jumala and, mis viib meid Jumala juurde. Või nagu Martin Luther ütles, usk on käsi, mis võtab vastu selle, mida Jumal tahab inimesele anda. Ilma selle usuta ei ole tähtis, kas sa oled juut või mitte, kas sa oled rikas või vaene, haige või terve, õnnelik või õnnetu. Aga kui sul on usk, siis on tähtsusetu kõik muu, sest see usk viib sind Jumala juurde. Ja nüüd, kui väeülem lahkub sealt Jeesuse juures, siis väliselt võiks öelda, et ta läks ära üksinda, sest Jeesus jäi ju sinna maha. Ja ometi ta läks ära mitte üksinda, vaid selle usu sõna väega, mille Jeesus oli öelnud, mine ja sulle sündigu nii, nagu sa oled uskunud. Ja see, mis seal juhtus ja sündis, on kinnitus ühelt poolt väeülema usust. See oli tõeline usk, see oli siiras usk, sest tema sulane ju saigi terveks. Aga teisalt oli see märk ka sellest, et usust üksinda ei piisa, et elu reaalsused võiksid muutuda. Mitte väeülema usk ei teinud ju tema sulast terveks, vaid Jeesuse sõna, mille ta väepealikule ütles. Niisiis on tähtis mitte ainult uskuda, vaid on tähtis, et ka meie usuobjekt oleks õige. Ja kui meie usk on suunatud Jeesusele, on suunatud siis kolmainsale Jumalale, Isale, Pojale ja Pühale Vaimule, siis me võime oodata ka vastust ja usaldada oma elu Jumala kätte. Niisiis mingem ka meie siit kirikust, kui jumalateenistus ühel hetkel siin lõpeb, astume argipäeva, mingem selle usu sõna väega südames, mille Jeesus andis kaasa väepealikule, andku Jumal ka meile usku, lootust ja armastust meie elu teel. Aamen.